Täna oleme külas ettevõttel Connecto, et uurida, kuidas ühe Eesti suurimal sidekommunikatsioonide ja energiataristu ehitajal läheb. Selleks on meil vastamas Jaanus Tiisvend, kes on ettevõtte juhatuse esimees. Connecto on Eestis üks suurimaid taristu ehitusettevõtteid, et kui laiaulatuslik on teie tegevus praeguseks hetkeks kasvanud ja mis valdkondades te kõige rohkem olete esindatud? Jah, Connecto on Eesti mõistes suur ettevõte, et üle Baltikumi me täna omame ligikaudu 560 väga head kompetentset inimest oma meeskonnas ja me tegutseme Eestis, meil on tegemised Lätis, Leedus läbi erinevate ettevõtete, kes kannavad kõik Connecto nime. Ja kui vaadata, kuidas me Eestis tegutseme, siis Eestis on meil tervenisti ju 11 lokatsiooni, kus meie enda inimesed on füüsiliselt kohal, on nad siis näiteks Saaremaal, Hiiumaal, Jõhvis, mis kindlasti paneb ka sellise meie tunnetuse, kuidas me peame koha peal asju ajama õigesse valgusesse, sest tegelikult ise kohal olles, mitte kaugelt asju juhtides, saab selle kõige parema tulemuse alati. Ja ütleme, et meil on väga palju kliente ja kuidas me kliente oleme saanud, oleme just see, et tegelikult Connecto saab järgmisel aastal väikest pidi nagu sünnipäeva pidada 25 aastat. Isegi nii palju juba? Jah, mille raames me oleme ju korjanud piisavalt kogemusi, mida erinevad taristuettevõtted soovivad, kuidas nende tehnilised nõuded on arendatud, mis on nende tegelik vajadus ja läbi selle tulebki kõik see teadmine, fundament, mille pealt me oleme tõesti päris suureks juba kasvanud. Jaanus, kui te ise nüüd vaatate seda, kuidas te olete jagunenud, eks ma mõtlen teie tegevusala, seal on gaas, seal on elektritaristu, et millised proportsioonid või kui suured need koogilõigud on siis? Jah, meie tegevusaladest on erinevate kõrgepingevõrkude ehitamine, see on siis kuni 400 kilovoldini välja, on madal keskpinge, siis on erinev telekommunikatsioon, alates seal kiirest internetist, fiiberoptikast kuni mobiilimastideni välja ja loomulikult ka siis gaasiehitus, aga täna kõige suurema osakaaluga on ilmselt kõrgepinge valdkond, erinevad alajaamad, kõrgepingeliinid, sest seal on esiteks hästi suured üleriigilised projektid ja teisel osas siis tuleb kohe kindlasti madal keskpinge valdkond, kus on ka arvestatavad mahud läbi selle, et me teenindame erinevaid kliente erinevate püsilepingutega. Ja lihtsalt võib-olla veel tasuks mainida, et nendes valdkondades me teeme kõiki tegevusi, me alustades projekteerimisest kuni lõpuks siis ehitamiseni, hooldamiseni ja kui on kliendiga kokkulepped sõlmitud, siis me oleme 24/7 valmis alati välja minema, et need tähtsad eluliinid siis töös hoida. Ja kuna meid on tõesti Eestis neid ka juba väga palju, siis kui on vaja suuremate kriiside korral, rikete korral mobiliseerida, siis me oleme tõesti võimelised ka erinevaid suuremaid meeskondi kokku panema ja vahasel liigume ühest Eestimaa otsast teisi. Nii et me oleme igal pool olemas. Suudate olla väga mobiilsed? Loomulikult, et Eesti ei ole nii suur lõpuks, aga piisavalt suur, et toimetada. Jaanus, teil on õnnestunud ettevõtte käivet viimastel aastatel tublisti kasvatada, et mis on selle kasvu taga? Kas siis see turuolukord, kui ma jälle vaatan üldist majandusasja, siis see nagu nii kiita ei ole, eks? Või on pigem need strateegilised otsused või on hoopis midagi muud? Võib-olla öelda nii, et see on mingil määral ikkagi sümbioos, et turuolukord on soosinud ja teine pool seega, et eks ole siis ka mingeid otsuseid õigel ajal õiges kohas tehtud, aga kõige suurem tänu võib-olla selle, et me täna oleme seal, kus me oleme ikkagi meie meeskond, sest teatavasti meie töö, mis me teeme, on ju ikkagi põhineb inimeste oskustel, mida nad teha oskavad, mis kogemus neil on, mis pagas on ja kui poleks neid inimesi, siis ilmselt me täna siin ei sõidaks ja need inimesed on julgenud võtta tegelikult neid projekte ka, millega me oleme selle kasvukõvera siis nagu sisustanud, sest ega need projektid ei ole lihtsad olnud ja alati kuskil uues valdkonnas, kas või ma toon näite, kas või esimest korda minna mingit merekaablit paigaldama või mingi keerukam, laadimisjaam püsti panna, see võtab ka ikkagi projekti meeskonnalt piisavalt julgust, et jah, me võtame selle ette, tahame selle ära teha ja õpime selle käigus ja niimoodi see lumepall on veerema hakanud, on tulnud keerukamad projektid, võib-olla vahepeal mõtleme ise, et kuidas me sellega hakkama saame, aga läbi selle me kaasame jälle uusi kolleege, kes on jälle valmis õppima ja niimoodi see lumepall siin veerema on hakanud, et me olemegi siia välja jõudnud, kus me oleme, nii et jah, ega tuleb auga tunnistada, et me oleme jõudnud siia peaaegu 200 miljonise käibeni
üle Baltikumi ja see kasv on olnud ka, ütleme, et mitmekordne, mis loomulikult on meile teinud ka päris palju muid väljakutseid nii juhtimuslikult kui ka selles, kuidas siis oma klientide ootustele paremini vastata. Jaanus, ma adun teie vastustest seda, et te olete läinud Connectoga sellist mudelit, mis nüüd väga palju ei viljeleta Eestis, sest alati, kui räägid ettevõtete suurte juhtidega, nad ütlevad ikkagi, et nad on keskendunud mingile ühele valdkonnale või on väga mingit spetsiifilist teenust pakuvad, aga teie olete hoopis selle teenuste paketi väga laiaks tõmmanud, et olete nagu võrkeks või võrgustik, eks teil on tõesti see ehituse pool, teil on hoolduse pool, et võite öelda, et see on tasunud nagu riski? Loomulikult, sest need aluskompetentsid on väga paljudel juhtudel samad, et näiteks ega me saame ju teatud tööde puhul ühildada kõrgepinge ehitusega asju, näiteks teatud kesk-madalpinge ja sidevõrkude ehitustööd, kas või kõik selle põhitrasside ettevalmistus, tegelikult on sarnased tegevused, aga see võimaldab meil inimestel teha erinevaid objekte läbi erinevate sessoonsuste, tihtilugu ümber paigutada inimestel õppida ka uusi asju ja võib-olla ühel kliendil läheb natukene mitte nii hästi antud aastal rahaliselt, siis teisel kliendil võib-olla on võimalik ja tarvidus rohkem töid tellida, siis me saame jälle inimesi teistpidi paremini ära kasutada. Et igal juhul selline mitmekülgsus on võimaldanud seda kandepinda nagu paremini hoida ja meid edukamalt töös hoida. Teil toimus ju ettevõttes ka ümberstruktureerimine, kus teil ikkagi eraldus 2 ettevõtet, kuigi ma saan aru, et olete endiselt ühes grupis, eks. Aga mis ajendas nagu seda sammu üldse tegema ja kuidas on see mõjutanud teie igapäevast nüüd tegevust? Eks see kõik see valgub sellest, et me ei kasvanud piisavalt kiire, aga selle kasvu käigus on ju ärimahud kasvanud, inimeste arv on kasvanud, aga kõik see, et see ära juhtuks, on ikkagi vaja, et oleks piisavalt juhtimistähelepanu nii enda tegemistel kui ka see, et me ei unustaks ära jumala eest ühte klienti, kes on meile väga oluline. Ja selle tõttu me see aasta Connecto grupis toimusid väikesed restruktureerimised, kus täna on Eestis 2 ettevõtet, on Connecto Infra, kes tegeleb suurema fookusega kõrgepingevõrgud kuni 400 kV välja pluss piiriülesed tegevused ja gaasivõrk. Ja siis Connecto Eesti, kes siis keskendub valdavalt madal keskpingevõrgud ja siis erinevad telekommunikatsioonivõrgud Eestis. Ja mõlemad ettevõtted vajavad natukene spetsiifilisi kompetentse erinevaid ja kliendid on natukene erinevad, nii et see muudatus tegelikult aitab meil meie kliendi vaatest teravust hoida, enda juhtimisrutiinid teravana hoida, et me peame ju kogu aeg mõtlema, kuidas paremini saab, et mitte konkurentidest maha jääda. Kui Jaanus nüüd natukene vaadata veel teie enda juhtimisstiili ja rääkida nagu sellest vaatepunktist, siis mis teid isiklikult selles valdkonnas kõige enam motiveerib? Ma olen selles valdkonnas päris kaua tegutsenud ja see, mis mind kannab, on see, et kõik, mis on seotud taristutega, eeskätt siis elekter, side, ütleme, et see on niivõrd suure tähendusega töö, et kui neid inimesi, neid meeskondi ei oleks, siis ma arvan, et meil oleks väga raske siin hakkama saada. Et üks on see, et need asjad olemas oleksid, teine on see, et kui need olemas on välja ehitatud, kuidas nad siis ka kestavad, sest ütleme, et loodus teeb oma tööd, lõhutakse teistmoodi ära. Ja kui vaatame ükskõik, mis majandussfääris me lõpuks ikkagi jõuame alati elektri, sideni, on siis kas või näiteks raudtee, võtame kas või see suur üle Eesti Rail Baltica projekt praegu. See ei ole paljas 2 rööpepaari kuskil muldkehad, me jõuame ikkagi sidevõrgud, elektrivõrgud, juhtimisvõrgud, läheme kas või transpordisektorisse, mis täna transpordisektoris toimub, elektrifitseerimine. On tõuse, on mõõnasid, aga ikkagi uued laadimisjaamad, uued elektriautod Tallinnas, liigutakse aku busstrollide peale, jälle taristu ümberehitus. Et kõik see, mis on selles sektoris, on nii fundamentaalne ja nii kandev ja nii tähenduslik, et see mind on köitnud. Et seal on piisavalt suurust, piisavalt tähendust ja olulisust. Aitäh!